Ja tere tulemast uude videosse, head uut aastat ka kõigile. Tore olla tagasi. Talv on lõpuks alla 100 nõud ja seda ei ole üldse vähe. Ma pean tunnistama, et mulle enam talvel väga ei meeldi mängida, külmetada ja otsida neid kettaid. Aga me teame, et talvel peaksid olema siis kettad autos, sest et siis nad võtavad vähem lund juurde. Aga üks asi on veel, pakkepael, mis kindlasti talvisel ajal võiks sul olla ketaste all. Nii et paneme nüüd need paelad siia ketaste alla. Ja ongi olemas. Ja nüüd, kui sa lähed talvel mängima, siis ketas lendab, läheb lume alla, aga ideaalis peaks see lindikene jääma sinna lume peale. Nii et natukene kergem on seda otsida ja peaasi, et ta oleks ikkagi siuke meetrine, 1,5 meetrine lõik. Kas ta mõjutab ketta lendu ka? Kui siis minimaalselt tõesti, aga talvel niikuinii on kettad lahjemad, nagu me teame. Nii et teeme korra ühe proovi viske ka nendega, aga enne vaatame üle selle klipi, mis oli alguseks selle video jaoks mõeldud. Aga see sai filmitud veel enne uut aastat, enne kui ma koroonasse nakatusin. Nii et vaatame selle ära. Ja vlogmas number 5, tere tulemast ja selle video toetajaks on Tuule Disc Golf. Tõesti, Eestis on päris palju ketaste müümisega tegelevaid ettevõtteid ja üks on veel Tuule ja kes on siis välja pannud teile ühe starter packi, tegemist on siis MVP starter packiga. Taaskasutatud liin on see R2 plastik ja ääres on siis nende klips ehk siis helendav plastik, nii et peaks saama ka pimedas mängida, olgugi et on mustad kettad. Mulle personaalselt mustad kettad meeldivad ja siin on täpselt starteri jaoks, algaja jaoks 3 mõistlikku ketast. Ma tean, et siin on Inertia, siin on Uplink ja siin on üks asi veel, mida ma praegu hetkel peast ei mäleta. Aga saad selle endale võita, kui vaatad video lõpuni ja seal ma annan märku, kuidas see endale saada. Nii et aitäh Tuule Disc Golf toetamast seda videot, osale kindlasti loosimises ja kui sa ei ole vaadanud, mul on veel 4 vlogmassi enne seda toimunud, mine vaata ka need üle. Aga nüüd tänane vlogmass, valged kettad, jõuluaeg näete küll, metsik, ilusad jõulud, Eesti jõulud, siit suusailm nagu ikka. Aga lähme valgete ketastega, üks on küll läbipaistev, plastik pole nii väga valge. Mul on siin võetud teie jaoks spetsiaalkapist välja Savior, Kristin Tatari stambiga ja Kristin ja Silveri autogrammidega. Siis on eestlaste Destroyeri Stork, väheke stabiilsem. Ja siis on veel öösorr, neil pole ammu seda visand. Ja siis pole ammu ka visand väga kange Cloudbreaker 3. Ja lähme eeskäega peale, mängime mõned rajad. Ja esimene rada 70 meetrit Savioriga lähme peale. Ja see oli kehv, ise jäi kätte kinni, aga mängime parri. Nii, ja siin pole teha midagi muud, kui lihtsalt visata OB-sse. Ja teine rada ka 70 meetrit, kasutame öösorri, et saaks väikeski skippi, sest ma lähen üle OB ja patt oleks, et ta sinna jääks. Skipib küll, aga veidi liiga hilja. See läks sealt tagant läbi, vaatame küll, kas ta nüüd rullis tagasi või ma olen selgelt OB-s. Ja me näeme, dokid on siin, ketas on 8 sentimeetrit ja oleks sees. Aga see tähendab seda, et maagiliselt olemegi juba 3. raja juures, 166 meetrit par 4. Võtame siis Cloudbreakeri välja ja vaatame, mis me siit eeskäega välja võlume sellega. Ohoh, skip ka, korralik. Täpselt sinna ette. Natuke. Lähme vaatame, mulle tundub, et veidi ebamugav. Ja olemegi siin, kus ideaalis väga ei taha, aga õnneks eest käega saab siit mingit S-i teha. Nii et kuna on natuke stabiilsemalt vaja, siis ma võtan öösorri uuesti ja annan talle väikse annuka ja loodan, et ta tuleb õigel hetkel tagasi ka. Tuleb, aga see lühike. Oleks pidanud hoopis midagi veidikene rohkem niimoodi viskama, aga see on ka lühike või? Ei, natuke on lühike, jah, mängime parri järelikult. Nii, ja tõesti mingi 20 lühike vähemalt ja kuna on ikkagi eeskäed challenge, siis proovime Savioriga siit mingi väikse nõksu anda. Ilmselt lõpetame põõsas. Lõpetasime hoopis putil, siit on parr. Ja putime ka eest käega või? Aps, olemas.
ja 4 on 92 meetrit par 3, seal puude vahel on tavaliselt eeskäega, kui mul läheks näiteks PD-ga öösorr, peaaegu sarnane. Proovime. Ilusti flippab ja tuleb tagasi. See võib olla parem kui mu tavaline tagantkäev ise siin. Vaatame. Kuulge, Tonti, siin tundub nagu ma oskaks mängida ju. Ja võiks öelda, et nii käibki see, aga mul alati ei käi. Ja 80 meetrit on siis 5. See on siis drop zone, muidu 10. Aga lühikesel rajal või meie glow ringidel, mida Haapsalus mängitakse, on see 5. või sinisel layoutil. Ma proovin eeskäega nüüd minna vasakult kõrgelt, ma tavaliselt lähen sealt taguri üle minevaga mingi lahjaga. No see on 80 meetrit, ma elu sees ei jõua eeskäega sinna Haiseriga, kuna ma ei ole seda storki väga palju visanud. Siis ma lihtsalt teen pulli, vaatan, mis saab ja teeme ühe viske igaks juks eeskäega siit pärast otse ka. Aga lähme kõigepealt sealt kõrgelt Haiser ka ja vaatame, kaugele jõuaksime üldse. Ai, väike oks ka. Tegelikult ju Nichevo putilisega, ma ütleks. Proovime ühe viske madalamalt ka teha. Ma vihkan siit madalalt minemist, sest et see ülemine või see kõige madalam oks tähendab või puu on alati ees. Nii, lähme siit otse ja skipime korvi alla. Jep, seesama. Praegu oleks isegi jopanud, kui ta oleks sealt läbi läinud, aga mul millegipärast põlvest peaks küll allapoole minema, aga mul ei ole seda mingit vaimukindlust minna. Proovime ühe korra veel sealt ülevalt vasakult, seekord Cloudbreakeriga ja see on üllatavalt lahjem, kui ma mäletasin, et see on. Lähme veel kord sealt ülevalt. Vaatame, Haiserit ka. Ja ta läheb, aga see on ka lühike, tuleb alla tagasi. Jah, umbes sama auk, mis see stork. Ja Cloudbreaker tuli hauakiviks siia, stabiilsem ketas, kiiremini vajus alla, eks ole, sellepärast ka võib-olla vähem distantsi võrreldes näiteks storgiga, mis ei ole nii kiire ketas ja jõudu andes ikkagi selle stabiilsus annab mulle võib-olla distantsi natukene juurde, sest ta ei ole ikkagi nii kange, kui see Cloudbreaker on. Ja kui mul puterid kaasas oleks, siis siit tegelikult täitsa mängitav. Ta on vist isegi 10 sees. Ma arvan, et steppida siit ei saaks. Kusjuures mõeldakse ju reeglite uuenduste peale, et kuni 20 seest ei tohiks steppida ega ka jumpida. Eks näis, kuhu see discgolf liigub. Libe ka. Aga kui siuke putioskus on, siis ei ole vahet ju. Nali. Nii, ma viskan oma feedbacki, siis ma proovin madalamalt visata, et oleks kindel, et ta läheks sinna lume alla ja siis lähme toome ära. See õnneks jäi lume peale, siin pole nii paks lumi, aga teine lisaefekt on see, et kui sa selle lendu paned, siis sa kuuled siukest häält, kui ta läheb. Nii, ja siin on näha, et lume alla ei läinud, aga minu jaoks see liit vähemasti oli juba palju rohkem kaugemale näha, eriti selliste värvide puhul, mis pole väga eksad. Nii et püüd selle lume siit maha, kuna nad on mul seisnud kotiga autos ka, siis väga vähe lund hakkab külge praegusel ajal. Teed puhtaks, lapiga üle, võtad veel pördivägi kätte ja läheb juba järv ise. Ja kes mind TikTokis jälgivad, teavad, et mul on seal selline sektsioon nagu uus ketas, üks vise. Ja Tuule saats mulle ühe sellise toreda kette ka, mille nimi on Crave. Ma ei ole kunagi MVP-lt seda visanud. See on nüüd siis Glow plastikust. Ta on 6,5 kiirus, väga huvitav kiirus. Kätte väga mugavalt istub ja panin selle lindi külge ka, sest et ikkagi meil on siin väga talvine. Ja kui me vaatame siin maha, siis lund on sama palju kui mul pahkluuri peaaegu. Nii et teeme ühe viske sellega, vaatame, mis see ketas ennast kujutab. Ja siis uus ketas, üks vise, Crave. See ketas hõljub hästi ja kui panna ta sirgelt välja, siis ta tundub olevat täpselt selline tunnelite jaoks mõnus, kuna ta on 6,5 kiirus ka, sobib väga paljudele mängijatele, kiirete käekiirustega inimestele on see ilmselt siuke üleminev ketas, ma kujutan ette. Praegu ma panin selle üsna arvestatava Haiseris välja ja ta hoidis terve aeg seda joont
võib-olla ma praegu ei saanud sellele väga spinni ka sisse panna, aga kuna ta on 6,5 kiirus, siis ma arvan väga kontrollitav ketas sellisteks tunneli visateks. Ja selline lühike video see seekord oligi, aitäh vaatamast, head uut aastat siis kõigile, ole hea, pane subscribe, liigume 1000 subscriberi poole ja mine tea, äkki isegi enne veebruarit tuleb uus video. Nii et nautige diski ja kui te veel ei ole, siis talvised harrastajate meistrikad ja pro-meistrikad Elvas on õige pea tulemas, minge uurige Heide-Keeli kodulehelt või Facebookis selle kohta juba rohkemat. Davai, tšutšufrei, tšau! Ja peaaegu oleks unustanud, kui sa tahad võita seda starter backi endale, siis kommenteeri siia video alla, mis on sinu selle aasta discgolfi eesmärk. Anna siia kommentaaridesse teada ja umbes nädala aja pärast loosin ma siis välja võitja. Thanks sulle!